vaatan, siin võib igast asju teha, aga tead, ma ei, igasuguseid rütme on siin näiteks, siis on rumba. Rumba. Vaat sa sünkrooni. Mis sest kookist on tulnud? On siit ka midagi tulnud või? Niimoodi. Ilona tahab läbi. Melu järgi see oli roheline. Ei, ta ei ole roheline, aga tal oli võib-olla rohkem oli tead kuusjook seal. Ainult, et see on natuke värvi vahel. Aga selle saab jagada seda autofookust, ta saab terve ruudu peale panna, siis saab panna ühe väiksem ruudu peale, siis väga väiksem ruudu peale. Ja see väike ruut on kõige parem, sest siis sa fikseerid fookuse. Teine võimalus on manuaalselt ja siis saad vajutada natuke aega, siis ta paneb fookus sisse ja siis ta jääb alles sinna. Osa ei ole Gert Hirsch, metroloog, Janvald. See aparaat on nagu väiksemaks läinud. See on kõige moodsam, mis praegu on. Ja ma mäletan, et sa suvel... Pildistad see ka või ei kosta midagi? Kas ei... Kus jaab on? Ma nägin teda seal. Ma ütlen teile tulemast teile kõigile, kes olete siin mis oli ilusaim, aga 2 tükki jäid nii pooleli, üks jäi isegi täitsa ära. Selle tagamõttega me siis sellega tänaõhtuseid referente ju metroloog Jaak Kruusmägi on ju meie tuntud liige, kes oli kaasas 2 aastat tagasi kuskil Gotlandi ja tõuka pilvi Gert Hirsch oma kogemustest kui metroloog ainel, kuidas Jaak ise oleks võinud aru saada, et tuleb paha ilm ja väga vabas vormis. Kaardi juppideni, ma annan need üle välja. Just mul on neid üle. Ma annan sulle ka veel. Kuidas see üle raamis oli? Tähendab, et siis tule tugevus tõuseb. Ja siis siin piirkonnas põhimõtteliselt tüüpiline on see, et siin õhtu tõuseb pilvedesse, aga nad tulevad merekünna juurde, siis nad peavad nüüd keelama. See tähendab, et fantaasias tähendab, et on siis mul jäi külge tähendab. Paar korda, kuigi on tagant suur, aga nii palju pressid peale. Laine nii kiiresti tõusis. Laine 4-5 meetri vahele. Ei, mina olen ütelnud, Miinimum distants olema. Ja seal võib kateeritest välja distants. Keelevad nagu elips. Ei lähe kusagile. Või kuidagi nagu... Ma hakkasin minema sinna, sest oli mingi relax-firma. Aga ma tead tagasi, ma rääkisin taga. Ta pidi 3 korda lugema päevas, ma näin Eestist. Ja see...
oma tuju, aga läksin mööda Yoto-kanalid. Jaha, et nad teevad. Ja pane väljaspool tembrit. teadmata olema meie viletsus, mis meil Aasia maal on olnud, et meid üliväga vaevati üle meie rammu, nõnda et meie kahe vahel olime ka oma elu pärast. Vaid meil oli meie eneste arvates surm käes, et meid ei pidanud eneste peale lootma, vaid Jumala peale, kes surnud üles ära. Teie eest meile appi tulete, et armuanni pärast, mis meile mitmest inimesest on saadetud, ka tänu peaks tehtama mitme läbi meie eest. Me usume Jumalasse, Isasse, kõigepäälise taeva ja valvujasse ja Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainsünnud pojasse, Messallasse, kes on saanud pühast vaimust ilmale toodud meid Hispaaniast
missiooni all. Nii oli tuul oli meil ise võõraks ole, sa meile lauda katta, kõik õnnistada võtta. Oh, issand Jeesus tule, meise võõraks ole, sa meile lauda katta, kõik õnnistada võtta. Siis on mul Eskistunas selles jumala neidus 7 silmas seal alati vaatab alla taevast. Jehova annab ka head ja meie maa annab oma lõikuse. Õigus käib tema eel ja järgib tema samme. tagasi, kui ma olin Rootsi venemeeste kiriku teenistuses Antwerpenis. Volkmans bussiga tuli iga päev 3-14 meremeest Rootsi, vasta Soome ja Norra meremeest pidi viima neid sinna. Üks kord jälle lohime või vähemalt nii jälle tulevad kuivmed võivad kord tagasi mööduda või vabale kodumaale ja Eesti vabade rahvaste keskel võib elada normaalset ja vaba ja õiguslikku elu oma isade maas. Õegus on meile kord kuulutanud vaenule sõda. Päästa meid, issand, sa murra ka piigi jauda ja sa juhi meie rahvast
tõstku oma palet tee peale ja andku teile oma rahu. Sinu poole oma silmad, me saame õige roa õigel ajal sinu käest. Siis asumegi kohe kava juurde. Ma löön oma ülesande varsti täidetuks. Järgmisena esineb päevakohase kõnega noortekonsulent Anna Talve. Tema järele esineb proua Anne-Mari Askel vist 2 lauluga. Me täna siin Uppsalas Eesti Vabariigi 69. aastapäeva. Teile päevakohane kõne. Kõnede kirjutamine pole sugugi nii kerge.
tihti tunduvad enda mõtted väga uued ja targad, aga kui neid paberile panna, märkab, et need ongi vanad kurnud fraasid. Eriti raske on pidada kõnet vabariigi aastapäeva puhul, sest paljud sõnad tunduvad nii ära kasutatud ja kurgunud, kuigi nad väljendavad meie kõikide tõsiseid tundeid. Ja veel, kas päevakohane on see, mis puudutab Eesti Vabariiki ja mineviku sündmusi, see, mis toimub ja juhtub täna või hoopiski meie tulevikuunistused. Jäin väga mõttesse, kas vabariigi aastapäev on rõõmupäev? Oli ju iseseisvuse sünd Eesti rahva ajaloo tähtsam sündmus või leinapäev? Iseseisvuse sünd, säilitamine ja kaotamine nõudsid ju nii palju ohvreid. Täna ka ajalugu. Kutsutakse kõiki lähema mineviku sündmusi pseudonimedega, antakse sündmustele tähendused, mida neil pole kunagi tegelikult olnud, kui neid üldse mainitakse. See tähendab ka seda, et kõikide nende kohta, kes langesid, mõrvati, küüditati, valetatakse, kui neid üldse mainitakse. Leian, et üks põhjus, miks me püüdsime vabariigi aastapäeva, on ikka, et mõelda minevikule, et tuletada meelde kõiki neid inimesi. See tähendab ka seda, et vabariigi aastapäev on leinapäev. Kui palju pole me kaotanud inimesi sõdades ja pimeda terroriohvritena. Me ei saa ka kuidagi mööda sellest, et vabariigi aastapäev on leinapäev ka selles mõttes, et Eesti on okupeeritud võõra võimu poolt ja eestlastelt puuduvad kõik need õigused, mis neil iseseisvas
Joone-Mari on maailma kommunismi, antikommunismi vastases liidus peasekretär. Ta on esitanud Eesti probleeme vist kõikidel maailma kontinentidel. Aasias, Ameerikas, Euroopas loomulikult ja Rootsis. Kirjutavad ju raha pärast, siis, et palju raha teenida, see on see bestseller, kirjanikude haru või osakond. No ja nende eesmärgiks on siis niimoodi kirjutada, et see väga laiale publikule meeldib, et väga lai publik seal nii-ütelda trafareetsed kujud, mis alati on olnud ikkagi noor ilus tütarlaps ja siis üks mees, kes teda petab, näeb ka ilus välja, aga tal on must südametunnistus ja nii. Tähendab, see igavene motiivistik, see lüüakse bestsellerite kujul uuesti ja uuesti üles ja leiab alati ja alati hulgaliselt ostjaid. Kui ma vahel käin siin Uppsala Toomuses, ma töötan nimelt Uppsalas foorumis või mõnes teises poes, siis on virnade viisi, on siis raamatuid täitsa põrandal hunnikus. Ja need on siis need, mida seal siis noored tüdrukud peale on kirjutanud ka romantika ja nii ja otsekohe ostavad ja loevad. See on üks sort kirjandust. Teine sort kirjandust on muidugi see, et tahad väga lugejate peale mõjuda, umbes nii nagu üks tuntud kirikuõpetaja, seda juttu on mulle Harri Kiisk rääkinud, kui ta jutluse ära oli pidanud, tuli pärast Kergambris ja ütles, jah, näe, jälle sai naised nutma. Nii et ka niisugust kirjandust, kirjanikke on olemas. Mõned kirjutavad kutsumusest, et ennast miskit pidi teostada või ennast ja oma olemasolu, oma probleeme kirjanduslikus vormis selgitada. Mõned kirjutavad ideelistel põhjustel, olgu siis see poliitiline idee või naisõigusluse idee või karskuse idee või mis ta võib olla. Mõned kirjutavad nii-ütelda filosoofilisi raamatuid, et maailma elu ja inimese eksistentsi kuidagi ära seletada, jumalat ja kuradit ja kõike seda problemaatikat lahendada. Mõned kirjutavad ju nii-ütelda dokumentaalraamatuid, dokumenteeritud jutustusi, need olid eriti moes, ütleme, ja on praegugi moes, aga nende kõrghooaeg oli vast 10 aastat tagasi. Nüüd jah, võib ju küsida, et mis ajad või põhjused jah, siis nüüd on, et mina kirjutan või nii. Üks minu lähtepunkt on see, et minu arvates kirjandus on ainus, kas nüüd ainus, aga peaaegu ainus mõeldav kommunikatsioonivahend inimeste vahel. Võib abielus olla ja võib sõber olla ükskõik kui palju ja nii. Alati ei ole siiski võimalik teada saada, mis asja teine inimene just mõtleb. Tunnevad, mis kummalised mõtted neil pähe tulevad. Tähendab, kirjandus on nagu mingisugune võrdlemisi võimalus meie enese siis mõtte ja tunde tegevusega. Ja nagu öeldud, kui me Helgaga tänase peale kokku leppisime, siis endust võib ju võtta ühtepidi kui komplimenti, teistpidi muidugi kui äärmiselt mahategevat kriitikat. Ometi minu arust see väljendus tabab teatud määral väga hästi seda, millest ja mismoodi ma kirjutan. Iseloomustab minu raamatute siis iseloomu ja ka nende sisu. Kes on miskipidi kangelased või võimsad seiklejad või siis ekstreemselt psühhopatoloogilised kujud või nii. Väga palju raamatuid on ju kirjutatud. Ei, muidugi selle töö juurde ei ole saanud, aga kui saab Oo, te tahate võib-olla piima keegi teine veel ka? Tahaks jah piima, kui oleks.
selle funktsiooniga hakkama saada, see on tead nii, et hing on väljas peaaegu. Ma olen tööle saanud kellega töötada ja kui lihtne oleks sellega pärast seda, kui näiteks mina oleme samas, eks ole, ja kohe välja lasta. Pole vaja üldse... Ei, jaa, mõtle, kui keerulisi koode ja jumal teab, mida osad. Nii, nüüd võtke omaga koodi. See on vaba ettekanne, vaba ajavalik, mida me lõpetame vast küsimustega, mis võivad esileda. Oja, sinne koos. Ikäily tema oli Kuressaares, säältä on. Seinä on. Se oli se laiva käik edasi takaisin niin suur, että eestilaiset nimettävät sinne jo konsuli ja se on se yksi Visby raamattu kauppimies, kes siis sai Eesti konsuliksi määrätä. Se suli mitte eriti kauan takaisin. Tää oli 97-8 aastat vanha. Talopoikasikin se oli ostanut häntä käijäsi ja siis se talopoika oli iso oma käijä tuon väljät näyttävät ja Brockhausen. Ja siis nad koju töi tikkat niisugused vähäkkäinen linnakauppa. Nad elasid üsna rikkalikult seal oma väikstel saartel, nad oli väga palju silmässä. Kõige vanem teada olev Eesti laev ja see oli umbes 1848 umbes, mis se sai ehitada. Tema ehitas juba, ma usun, 1880 aastatel ja 20 aastatel ta ehitas näiteks üks tuntud purjelaev Estonia 49. aastal umbes. Ja see pilt on tehtud umbes 1880. Kõige vanem tuntud nõndanimetatud ferrotüüp Mustjala kihelkonna kandist ja see on, ma tahaks ütelda, Eesti merendusajaloo Nestor, kes veel elab Vancouveris, Evald Past Inglismaal ja Taani just eriti. Ja see on just üks nendest Eesti viimastest suurematest purjelaevadest, just üks perekond Lichtermann ja see on väga huvitav, et see nemad lasid just tänu oma laevandusel, nendel olid laevaosad. Nad said ehitada täiesti ümber oma maja. Ja see võib ette kujutada, kui palju ju see Kihnu saar. Ja see on ju küll uskumata, kuidas see vaene kivine saar on nii palju väiksemaid purjelaevas ise ehitab vedamine. Ja siin on üks niisugune, ma usun, selline Marss ja see oli Hiiumaalt. Ja see või see paberites ei saa ikka ta midagi muus vedas, aga see piiritus oli see, mis tõi rahad siis ära. Just sellepärast, et nad hirmsasti tõesti tegid tööd. See oli nii suur see koht, et see oli nii kuulus 30. aastatel, et see oli viimane suurem purjelaeva ehitus. See oli Kuressaare vist esimene veoauto. Et Eestil oli nii madalad palgad, siis jätkati see laevandus seal. Eesti meremehed olid peale Läti vist kõige halvemini arhiivis Londonis, nimelt National Maritime Museumi arhiivis oli see ilus pilt, kuidas teda buksiiritakse Londonisse sadamasse. See oli Esbjergi sadamast, tuleb siis kapten Jurnas või selle Kristjan Jurnase laevasi vaatama taanlased. Sellepärast on väga tihti meremehed läinud võõrastesse laevadesse. Üks õde ja üks vend ühest Soome väiksest külast vast teate üks küla Kabböle, kust isegi üks Eesti tuntud poliitik on pärit, nimelt minister Varma. Ja see oli puht Eesti küla ja 10 perekonda umbes elasid seal, sai süvendada. Üks minu lällides oli kausade kapten ja jõus. Kirjutanud.
politsei karta see tähendab see tsükloobi.
teate.